Poeskäik. Palavad tervitused Otepäält, Tehvandilt. Oleme 6. käigu otsestuudios. Meil käis just üle selline maru äige, aga nüüd on jälle suvi. Ja, tere minu poolt ka. Kui sinna seina taha, ma ütleks tehnikutele, et võtke meil klappidest kaja natuke maha. Reverbi maha. Aga torm käis üle, ülimalt põnevad olud, ma arvan, metsa vahel sõitjatele või põnevad võib-olla rohkem fännidele jälgida, sõitjatele mitte nii põnevad. Aga meil on stuudios külaline ka. Tutvusta, kes see on? Meil on Robert Virvese vend, Gert. Tervist. Ennem küsisime, kas sulle võib manager ka öelda? Selgus, et Eestis manager ei ole. Eestis manager vist ei ole, et kõlab natuke liiga uhkelt. Siiski vend ja abiline piisab küll. Aga enne kui me hakkame rääkima, mis draamat on ja millist actionit on juhtunud siin juba 4-5 kiiruskatsega, siis Roland trügib vaikselt meie mängumaale ja hakkab reporteri tööks valmistuma, tundub nii. Ma just tahtsin öelda, et ilmselt see on esimene ja viimane kord, et seda rohkem ma teha ei taha. Ma ei oska midagi küsida, nii et palun vabandust kõikide vaatajate ees, kui intervjuu on. Me vaatame ära, Roland käis Park Fermees tegemas intervjuusid Eesti meistrivõistluste osalejatega, sest Eesti meistrivõistlused ja Läti meistrivõistlused samuti käimas Rally Estonia raames täna õhtul juba lõppevad. Ja mine tea, äkki homme mõne sõite saame hommikul stuudiosse. Aga vaatame, Roland käis siis Emajõe ääres intervjuusid tegemas. Gregor Jeets, see hooaeg 4. ralli Eestis, nüüd Rally Estonia Euroopa etapp ja Eestikat etapp, kõigepealt Euroopakat etapist, kvalifikatsiooni 5. aeg. Tuli see sulle üllatusena või see oli pigem selline oodatud kiirus? Ütleme nii, et pigem oli oodatud, et Free Practice esimesel läbimisel oli näha, mis oli suhteliselt ettevaatlik, et hoog on okei. Teine läbimine, seal oli meil stardis väike ajakadu, aga jah, sellest oli oodatud ja täna selle autoga tunneme ennast pigem libedates oludes kindlamini kui kuivades, nii et võib-olla see andis lisa veel natukene nagu seda motivatsiooni juurde, et jah, kindlasti oleks saanud veel sekund-poolteist kiiremini, aga mõned näpukad võid sisse. Võib arvata, et Poola oli ilmselt Eestile selline ideaalilähedane ettevalmistus, kui jätta välja see, et ilmselt natuke libedat teed saab siin näha. Jah, kindlasti oli see ideaalne ettevalmistus, et jah, mul on väga hea meel, et me saime seda teha. Ilma selleta oleks olnud uue autoga ikka väga keeruline siin. Aga jah, ma arvan koduteed ja Poola kiired teed kombinatsioonis võiks olla päris hea. Et jah, võib-olla enesekindlus pole veel päris 100%, aga jah, selles suhtes kindlasti. Eesti meistrivõistlused toimuvad ju paralleelselt Euroopa meistrivõistlustega. Kas seal on mingisugused plaanid hooaja jooksul veel midagi kaasa sõita, sest tegelikult ju Otepää sõitsid ka alla, et hooaja jooksul veel rallisi tulemas on? See on hea tähelepanek, et pole ise sellele veel tähelepanu pööranud, kuna see MM-ralli kalender sai see aasta nii tihe, et meil nüüd on Liepaja ja siis kohe järgi on ka Soome. Et kahjuks ma kardan, et sinna vahele ja peale seda ei jõua midagi teha, et suvi on nii suur rallisid teis. Lõpetuseks, esimene katse on sõidetud, hetkel 3,3 sekundit kaotust Virvesele. Kuidas see esimene oli? Ma arvan, et ilmselt selline nikerdamine ja lihtsalt läbi tuleka. Jaa, kindlasti oli ta läbitulek ja nikerdamine, aga jah, ei tea, mis pärast meid pandi esimesena startima, et see andis võib-olla sellel ajal aga natukene oma jõude juurde, et see tunne oli selline, nagu oleks suverefiga Kiila seal. Aitäh sulle! Georg Linnamäe, jälle Rally Estonia stardis nagu ikka. Kvalifikatsioonikatse võib vist rahul olla? Jah, kvalifikatsioonikatse oli hea. Kas midagi SS1-l oli ka sellist, mida sa arvasid, et seal ei ole? Ma mõtlen just startides libeduse mõttes või oli see eeldatav, et üpriski libese tulema hakkab ja järgmised ilmselt selle aja sealt üle sõidavad? See oli üpriski sama, mis ta on eelmised aastad, et eks ta parajalt libe on, aga kui rehv natuke nagu soojamaks sai, siis sai sõita küll. Eesti meistrivõistlused toimuvad paralleelselt Euroopa meistrivõistlustega. Kui palju sa jälgid seda, mis Eesti tulemustest toimub ja kas hooaja jooksul veel
kuhugi Estikate etappidele võiksid näha olla? Ma isegi ei oska sellele küsimusele vastata, kas see hooaeg mindel äkki õnnestuks Saaremaale tulla, see oleks hea, aga ma ei midagi nagu selles mõttes ei taha nagu öelda, et see ei oleks tähtis, aga lihtsalt kuidagi keskendume ikkagi rahvusvahelistele tulemustele, aga loodame, et saame sealt kohaliku boonusega. Kokkuvõtteks, esimene katse on sõidetud, kui me siis pärast viimast katset räägiksime, mis tulemusega sa rahul oleksid? Võiduga. Aitäh sulle! Nii, Kaspar, nägu leemendab peas, tundub, et autos oli palav? Natuke oli jah, aga midagi hullu polnud. Kuidas paari sõnaga võtad kokku esimese katse? Meil väga hästi välja tulnud, et ma võib-olla võtsin liiga tagasihoidlikult, et oleks saanud paremini sõita kõvasti, aga rattad all sirged ja kõik okei. Homme, ülehomme ilmselt võib ka veidi vihma näha, et mis sa arvad, kuidas vihmaga selle autoga see koostöö teil on? Ma arvan, et see on okei, sest me oleme testinud ka vihmaga, väga hea oli sõita, et meil nüüd ongi see, et kas täpselt veab stardikohaga või ei vea, et kui tuleb vihma, siis ma arvan, on väga okei, aga kui on kuiv, siis on niisugune kahtlen natuke. Räägi veel lõpetuseks, mis kohaga, mis positsiooniga sa oleksid rahul siin nädalavahetuse lõpuks nii Eesti meistrivõistluste arvestus kui ka Euroopakate arvestus? No, põhiline on see, et saaks kõik Euroopa kilomeetrid kätte, et kui mõni niisugune hea katseaeg on, siis ma olen ka juba väga rahul, et proovime, ikkagi tegelikult on veel palju õppimist autoga, et proovime selle sina peale saada temaga ja siis vaatame edasi, et kui tunne hea, siis proovime kiirust tõsta kogu aeg. Aitäh! No nii, Roomet, arvuti tagant oled jõudnud ralliradadele ja oled jõudnud Rally Estoniale. Kuidas esimene katse oli? Tuli üsna okeilt, et see lihtsalt selline Mikki kiire ole, kus on palju kaotada, aga liiga palju võite ei ole, et meil seal ajad olid põhimõtteliselt kõigil 1 sekundisse, et ega homme hakkab õige ralli pihta. Nagu sa ütlesid, 1 sekundis kõik ajad, teine koht hetkel Nõgene selja taga 0 isegi ja prantslane ees. Mis sa arvad, kui tihe see võitlus homme, ülehomme võib tulla teie grupis, et tundub päris selline tihe sats olevat? Ja kindlasti, raske on võib-olla hinnata neid välismaalasi, et ma tean kindlasti, et Enok ja Nõgene saavad väga kiired olema, et see on kindel, et jah, nende välismaalaste osas ma täpselt ei oska veel öelda, prantslane ma usun ja see Koon ka, et ma usun, et nendega, ma arvan, me hakkame minema seal, et siis kes suudab viigu vältida, siis lõpuks on, ma arvan, poodiumile. Pane lõpetuseks veel paari sõnaga ERC versus MM-ralli ettevalmistuse osa. Kui palju need erinevad? Suures plaanis on sama, lihtsalt maht on väiksem, et teed ikkagi ju käid kõik katsed läbi ja teed katsekirjeldused või mida iganes, mis iga sõitja enda jaoks on välja mõelnud, et ja mõtled seadistuse asjad läbi, et ega suures plaanis midagi ei muutu, lihtsalt siin oli see hea asi, et meil on eelmisest aastast WRC videod olemas ja samamoodi on enda sõidust ka videod olemas ja mingi info, et siis sai nagu vähe lihtsamini teha, et kui kuskile Sardiiniasse minna, kus varem sõitnud pole, siis oli keerulisem. Kui palju videotööd enne rallit ära jõuad teha? Ütleme siis kordustena, ühte katset, mitu kordust võib seal ettevalmistusel ühe katse peal olla? No ütleme, seal ei saa nagu üle sellega panna, et siis hakkad nagu mentaalselt endale juba vastu töötama, et ma pigem olen praegu üritanud niimoodi teha, et rohkem keskendudki enne rallit sellele video vaatamisele ja kui ralli aega juba käes on, siis käid rekkel ära ja vaatad ühe korra veel ja rohkem ei vaatagi, et selles suhtes ei tasu nagu siin ka üle seda panna ja tuleb selline hea balanss endale leida, et töötab erinevatel sõitjatel erinevalt. Poodiumil näeme. Aitäh! Patrik Enok, 4. ralli see hooaeg, kui ma ei eksi, sul sõitmisele tuleb nüüd. Esimene katse on tehtud, kuidas sa esimese katse kokku võtad? Üldiselt see oli okei, et pidamine oli täitsa hea, et isegi ei arvanud, et nii hea on, aga seal kuskil katse keskel esiratas jäi kuidagi nurga taha kinni ja tõmbas nina sisse, et olime päris lähedal, et lõpetame kivide otsas, aga ei sealt saime ilusti välja ja küll ajakaotus tuli, aga ma arvan, et homsetel ja ülehomsetel katsetel on see võimalik tagasi teha. Roomet Jürgenson just ütles, et ilmselt teie satsis läheb päris tihedaks andmiseks, et see esiots on seal, ütleme, 0 sekundite sees on 4 meest hetkel pärast esimest katset. Mis sa arvad, kui tihe see homne ja ülehomne päev teil tulema saab?
ma usun, et ikkagi kuskil seal 10 sekundi sees võiks kõik või vähemalt 4-5 autot olla, et ega siin on kiired eurooplased ka, et eks näis, ma ei oska praegu ennustada. Mis tulemusega sa ise siit rallit rahul oleksid? Kas sa soovid, on see sõit poodiumi peale vähemalt? Kindlasti tahaks poodiumi peale võidelda, aga eks see näha ole, et oleneb, milline see ralli välja kujuneb meil ja eks nii ongi. Aitäh sulle! Jaspar, see hooaeg sõitnud Eestis, Soomes, Euroopakaid. Mis sari on see, mida sa siis täishooaega lõpus kaasa teed? Keeruline öelda, sest meil ei olegi ühtegi kindlat sarja, mida me see aasta kaasa sõidame, et proovime igalt poolt kogemusi koguda ja sõita ja eks me vaikselt vaatame, et mida me sõidame. Eelmine aasta tegid debüüdi Euroopa meistrivõistlustel, see aasta ka Ungaris hea koht all, oma klassis 3. koht. Mis sa siit püüdma lähed? Tegelikult oli 2. koht, aga jah, püüdma otsast ei lähe midagi, et eks tahaks ju kõik kilomeetrid kätte saada, aga samas ka enda kiirust näidata, et eks me näe, kuidas läheb. Tehniliselt, kui keerulised katsed Lõuna-Eestis sinu meelest sõita on, võrreldes siis näiteks Soomega, kus sa just olid? Kindlasti teed üldse alla ei jää Soome omadele, aga keeruline on kindlasti, et selles mõttes ma arvan, on Soome ja Lõuna-Eesti teed vägagi võrdsed. Lõpetuseks veel konkurents on tundub üpriski kõva esimeselt katselt 3. aeg, mis sa ennustad, kuidas see homne päev teil seal ees otsas minema hakkab? Ma eeldan, et eesmärk on sõita ikkagi poodiumi peale, et veid siis madistamist tuleb? Jah, selles mõttes, et kiireid kutte on siin klassis palju ja keeruline öelda, kes homme hakkab juhatama või kes see kiiresti seal sõidab. Ma arvan, et kõik võivad seal väga kiiresti sõita, et eks me homme näe. Aitäh sulle! Aitäh sulle, Roland! Isamaa tänab sind sinu teeneteid. Suurepärane. Nagu ma ütlesin, asi on tehtud, ma loodan, et ma pärast seda rallit rohkem seda tegema ei pea. Aga sul on veel 2 tinti minna vist või? Saame hakkama. Aga enne kui me tuleme selle pead pööritavalt põneva võistluse juurde, kahjuks Ott pööritas ka ja kahjuks juba tänasel esimesel katsel tuli siis, mina olin hotellis veel, kuulasin ralliraadiot ja järsku tuleb info, et kuulge vist Ott off, et kinnitamata andmed, et katus ka, okei. Kahjuks siis nii, aga vaatame nüüd selle pildi ka ära, et milline see off siis, milline see tagajärg välja nägi. Kui nüüd saab korra ekraanile kuvada, siis see on hetk sellest, kui Hyundai mehed juba tulid järgi autole, ehk siis oli veel kere enam-vähem terve, aga sellel hetkel enam kere nii terve ei olnud. Ilmselt tükke pudenes sellest. No just vaatasime videot, kui minu head intervjuud käisid, siis tegelikult ju üliraju, Gert näitas just telefonist, üliraju off ja ei oskagi kuidagi kommenteerida, et kas seal nüüd oli hoogu palju, et tahaks pigem kuulata ka Oti kommentaarid ära, aga raju, väga raju ja sadu meetrit tundus, et see rullus seal ikkagi katse peal. Viimastel andmetel mehed olid siis arstlikus kontrollis, ei imesta sellise rullumise peale, et sealt tuleb läbi astuda. Ja tegelikult ju MM-karussellis on kindlasti, Gert, äkki sa tead, kuidas ERC-s on, et ükskõik mis avarii toimub, siis on kohustus läbi arstlik komisjon pärast. Päris peale igat avariid vist ei ole, aga jah, WRC-s iseenesest on küll niimoodi, et mäletan Robertil Soomes samamoodi oli minek, et seda ikka tehakse ja mõistlik on, ma arvan. Tuleme nüüd selle põhiroa juurde ikkagi, et Robert Virves juhtimas Georg Linnamäe ees 1,5 sekundiga peale 5 katset. See esikoht on käinud seal nagu Vestmann all ja Piibeleht peal ja vastupidi sellises rütmis, aga otseallikas saab küsida, et kuidas siis hommik on kulgenud, kas draamasid ka on olnud? Jaa, draamasid on olnud küll õnneks nagu väikseid, et nagu Robert katse lõpus ka ütles, et seal hommikul said 2 ratta peal sõita, said tagurdada ja nüüd tegelikult viimane ring, vähemalt talle endale tundus mingisugune väike probleem amordiga, et nüüd parasjagu tulevadki hoolduspausile ja vaadatakse üle, et loodame, et on nagu okei, aga tundus, et mingi väike nagu probleem seal on. Tegelikult ma tahaksin minna selle Roberti jutuga natuke tagasi eelmisesse nädalasse Poola ralli. See oli, ma olen kindel, et see oli teie jaoks sama suur üllatus, kui see oli kõigi rallifännide jaoks. Olla stabiilselt
Solbergist näiteks kiirem, kes ikkagi istub, kui mitte üle päeva, siis vähemalt 3-4 korda nädalas ralliautoroolis ja tegelikult ju stabiilselt kiirem olla poodiumi teise astme peal põhimõtteliselt kuni lõpuni olla ja lõpuks rehv küll purunes, aga sellegipoolest poodium võeti. See tempo oli ulmeline tegelikult, ma arvan. Kus see tuli? Ma ei tea, kus see tuli, selles suhtes oli nagu mulle ka üllatus, et vaata, mis logod rinna peal on, sealt tuli. Jah, sealt ta tuli. Keegi andis natuke vurtsu juurde, starter. Nii ta on, starter andis energiat. Et tegelikult ütleme enne rallit ma ütlesin nagu Robertile seda, et Sardiinias, kui me natuke oleme veel tagasi, oli ikkagi suht pettunud. Tegelikult oli suht pettunud. Ja ütleme enne Poolat ma nagu ütlesin ka talle, et tegelikult ikkagi seal top 5-6 kandis, kui sa nagu oled, tegelikult on suht okei, kui me vaatame, kui palju siin nagu sõitnud oled, top 3 lähedale või top 3 kanti katseajad, on ülisuper. Aga ütleme see, et nagu sa tõid välja ka, et Solberg, ütleme enamus ajast oli ikkagi nagu seljadega, ütleme nii, et jah, ma olin ka päris üllatunud, aga ma nagu, ütleme, ralli ajal ja seal servises, ma ikkagi, ütleme siis nii-öelda nagu välja ei näidanud, kõik on nagu okei, aga tegelikult oli ikka, meeskonnas ka nagu tegelikult, kõik ikkagi nii-öelda välja ei näidanud, aga emotsioon oli laes. Ei, ütleme, välja ei näidanud, kui nii-öelda mehed olid sees, siis kui ära läksid, siis juubeldamine juba käis. Ei, mitte päris juubeldamine, aga jaa, üllatus ta nagu igal juhul oli ja tegelikult vajalik üllatus. Kas sellele heale tulemusele või selle heale tempole oli kuidagi teistsugune ettevalmistus ka testi mõttes või kõik oli nii nagu plaanitud, tegite lihtsalt, kõik sobis ja kuskilt see kiirus tuli ja tundub, et ka see kiirus jäi? Tegelikult ütleme enne Poolat esialgne plaan oli teha tegelikult 2 päeva testi ja selline 100 pluss kilomeetrit, kuna tegelikult Sardiinias tõi meil nii-öelda kilomeetreid üle, et oleks saanud nagu üle tõsta, aga 2 päeva teha ei saanud, sai teha 1 päeva ja äkki 70 kilti. Okei. Ja oligi nagu selles mõttes kõik, et ega seal, jah. See, mis me praegu siin paremus järjestuses näeme, me kõik lootsime, et see niimoodi läheb, et meie Robert ja Georg on seal eesotsas. Aga kas te ise ka oskasite seda oodata või on see ikkagi üllatus, et see nii on läinud? Ei siin ikkagi, ütleme Eestis, siin ikkagi eelnev kogemus on tähtis. On nad seda mõlemad sõitnud üsna palju, et ütleme pigem, ütleme see, mis siin toimub nüüd ka nagu peale Poolat ja kogu see asi kokku, pigem arvasin, et umbes nii ta nagu läheb ja et ütleme, et see võitlus nagu nii põnev on ja seal 0 komad, põnev vaadata, aga tegelikult ütleme, kui katse käib ja kui ma olen seal tiimi rekka kontoris, ütleme, need minutid ei ole toredad, sest vahepeal on niisugune tunne, et mõni minut nagu et inseneriga koos seal istume, et ikka põnev ja äge, jah. Kuulge, vahepeal tuli ju eile uudis, et Jüri Käo abiga leidsite natuke lisavahendid, et minna ka Soome. Mis varem plaanis ei? Jaa, see on nagu eraldi lugu, nagu tegelikult kõik on selline, ütleme, kõik, mis Robi nagu sõitmist ja asja puudutab, on selline, et päev varem ei ole nagu mitte midagi ja siis järsku kuskilt miskit tuleb. Jaa, et tegelikult, ütleme, see võib tunduda nagu kummaline, aga tegelikult siis, kui me Poolast sõitsime juba Tartu poole esmaspäeval, siis tegelikult ikkagi oli teadmine, et Soomet ei tule. Tegelikult vahetult enne Poola ralli algust, siis Robert juba küll nagu selles mõttes rääkis, me nagu omavahel rääkis ka meeskonnaga, aga ma ütlesin, et unusta ära, et sul on esmaspäeval on entry deadline, et pangakonto saldo näitab, et päris ei vea välja. Ei tule, jah. Ja siis esmaspäeval sõitsime Tartu poole ja siis tegelikult, ma ei tea, kuidagi nagu läks niimoodi, et sai nagu räägitud, ütleme, meeskond pani tegelikult siis kirja ära, nii-öelda ütleme küsimärgiga ja tegelikult paar päeva anti veel nagu varu, sest entry list tuli ju eile, eks ole, mis siis oli reede.
ja vahepeal ta siis Jüriga suhtles ja noh, nagu ma ütlesin, meile kodus vahepeal käinud, tulime Poolast otse ja tegelikult noh, kui sa Gunnar ütlesid, et Jüri Käe andis nagu midagi juurde, siis tegelikult on nii, et Soome jaoks andis nagu kõik juurde, et ütles, et Soome tuleb minna, sinna lähme ja tegelikult nüüd plaan oleks ka Kreeka, mis on siis septembris, aga sinna siis püüame nii-öelda kõikide teistega rääkida. Võtta telefoniraamat ette ja kõik läbi helistada. Super uudised igatahes. Ja, et ühesõnaga hästi selline noh, väga lühikese ette teatamise kogu see asi, et aga jah, et nagu ikka Jürile kindlasti mega suured tänusõnad, et see, ütleme nii, et enne Poolat ja enne nagu nii-öelda kokkulepe oli üks, aga jah, läks jälle nii, et ja mis on nagu positiivne. Ma natukene intrigeerin veel, ma arvan, et te olete kõik lugenud Jaan Martinsoni kommentaari, et kui Martin Seskile leiti korraldajate, enda sponsorite ja promootori abiga Rally1 auto istumise alla 8 etapiks, siis miks ei võiks sama juhtuda ka Robert Virvesega? Kuidas te selle uudise või selle loo vastu võtsite? Ja ei, ma tean, Robbie ise väga neid loeb, pigem ma nagu saadan, aga jah, ma nagu lugesin seda, aga mina ütleks selle peale, et natuke tuleks nagu hoogu maha võtta selles mõttes, et me pigem nagu räägime sellest, et saame kuidagi Rally2-ga selle ühe nagu MM-etapi tehtud, ja rääkida nagu mingisugust Rally1-st praegu, siis ma isegi nagu, ütlen ausalt, ei viitsi nagu mõelda nii-öelda rahalises mõttes on üks asi, aga tegelikult ka see, et jah, ütleme, Poola läks hästi, kõik nii edasi, siin on ka hästi, aga ütleme, ma nagu mingis mõttes arvan, et natukene on ikkagi liiga vara. Et ütleme, just nagu seda kogemust peaks ikkagi olema erinevad kõik olud, kõik asjad, et tegelikult seda Rally2 kogemust täna on vähe ja ma arvan, teine asi on see, et ütleme, kui see ükskord juhtub, ma väga loodan ja ma usun, et see juhtub. Kindlasti juhtub. Meil on palju öeldud, et me oleme natuke liiga sinisilmsed, aga seda on aastaid öeldud, aga ei, ma siiski nagu usun seda. Aga seal ongi see küsimus, et kui see nagu võimalus tuleb, siis ikkagi võiks selle ju suht koht maksimaalselt nagu ära kasutada ja ma arvan, et täna on nagu liiga vara. Aga räägime, kuidas nagu teile tundub? Selles mõttes tegelikult, kui võtta ju Sesksi see plaan kokku, et tal on kilomeetreid rohkem, kui on Robil selle autoga. Ütleme, ta oli ERC teine vend. Ta on ERC-s nendel rallidel, mis nii-öelda valitud on Poola ette Läti järgi. See on ju nii ilmselge valik. Ta on domineerinud neid 2 rallit ERC-s ja sinna 2 rallile minna Rally1-ga peale on okei, ma arvan. Selle kogemuse pealt, mis tal neil konkreetselt rallidelt on, aga saata näiteks Sesks Rally1-ga, ma ei tea, Sardiiniasse, Soome, see on juba mõttetu üritus. Et see plaan, kuidas see kokku pandi, on loogiline ja okei ja ei ole vara. Aga kui oleks ta saatud kuhugi mujale rallile, siis oleks see liiga vara olnud. Et selles mõttes see jutt, mis sa just rääkisid Robi mõttes, see on ju tegelikult ongi okei ja see ongi loogiline, et ma arvan, selline võib-olla ongi hooaja 2 pärast, ongi mingid konkreetsed rallid, kus on kilomeetrid kogutud, tempo on kindel, sa tead, et seal ta on nagu ülimalt enesekindel, siis võib nagu proovida, kui selline võimalus on, aga mitte ennem, et nagu sa ütlesid, kui peaks olema võimalus, siis tuleb seda kasutada maksimaalselt ära. Ja ma arvan, nagu mida tehakse ka Bajariga Soomes, et Bajari mingitel põhjustel Lätis ei tule, võib-olla need ongi need samad põhjused. No just, et kui me vaatamegi samamoodi Bajarit, eks ole, tal on ikkagi nii-öelda see startlist seni Rally2 autoga ka ikkagi juba üsna nagu korralik, et loomulikult me ise nagu unistame nagu sellest, et järgmine aasta saaks sellise suht koht täis programmi nagu WRC2-s ja kui ikkagi see aasta nagu läheb hästi, tähendab järgmine, eks ole, ja kõigepealt, kui see üldse õnnestub see pikem aeg teha, võib-olla peale seda siis ka mingi selline sobiv ralli, samas stiilis nagu ütleme Sesks ja see Bajari asi, aga jah, kõigepealt
kõigepealt üks samm korraga, jah? Jaa, kindlasti üks samm korraga. Hetkel on Rally Estonia. Jaa, kõigepealt prooviks nagu saada. Kuues kiiruskatse kõigepealt. Jaa, kõigepealt on Rally Estonia ja nii edasi. Aga räägi sellest, kui pingelised olid teie tiimis ajad. No, võtame esimene poolaasta, kui me tegelikult ei kuulnud Robertist mitte midagi. Me ei teadnudki, kus ta sõidab, kas ta üldse sõidab sel aastal, et ta oli sama kadunud kui Jüri Vips vormeli maailma jaoks. Jah, no muidugi oli pingeline selles mõttes, et 9 kuud on ikka päris pikk aeg. Ja noh, ütleme nii, et oli nagu selliseid päris mitu nagu sellist, ütleme, napikat, et peaaegu võib-olla oleks nagu saanud Rootsi, siis olid seal, mõtlen, Horvaatia, Portugal, et no ikka, tegelikult oli ikka raske, et ega see Sardiinia tuli ka lõpuks nagu niimoodi, et võib öelda üle kivide ja kändude ja tegelikult see programm justkui oleks pidanud sisaldama ka Lätit. Aga ütleme siin mingite asjaolude tõttu, siis kui hakkas nagu see deadline tulema, siis nagu nägime, et see praegu kahtlane. Et siis nii-öelda Läti jäi nagu ära ja oligi mõte, et okei, teeb Poola ära, Estonia ära, siis vaatab nagu edasi. Ja Poola, jah, ma usun ikkagi nagu toetajatele näitas, et võiks edasi proovida. Räägi veel sellest, kuidas sinust sai üldse Roberti abiline? Robert on 23, kui vana mees sina oled? 31. 31. Nii, et kuidas see siis pihta hakkas? Kui Robert juba hakkas rahvarallisid sõitma, siis sa mõtlesid, et võiks nagu kuidagi tagant tõugata või? Gunnar, sa ei tea asjast üldse midagi. Aga räägi siis. Kert hakkas sõitma ikka kõige. Vastupidi või? Ütleme, mina sõitsin nagu hobi korras samamoodi rahvarallid kõigepealt ja tegelikult meil kuidagi ikkagi üsna alguses oli teada või ma nagu teadsin ka, et kindlasti proovime, et ta läheb ka rooli, sest loomulikult igal pool, ma ei tea, põldude peal, jääradade peal oli loomulikult nagu sõitnud ja ütleme see, mis ma nagu nägin, tundus nagu hea või ütleme ja siis jah, natuke sõitsin ise rahvarallit, siis ta oli alguses, ütleme nii noor rahvakaid veel nagu ei lasknud, siis nagu sprint hakkasime koos sõitma, rahvasprinti siis. Ja siis ma hakkasin enda käest peksa saama ja siis ma mõtlesin, ongi paras aeg, et ja tegelikult, kas ma eksin, ma praegu peast ei mäleta täpselt, kas see oli Rally Estonia, kus ta tegelikult tegi debüüdi ka või olnud või oli üks esimesi rallid? Minu koduralli oli. Viru oli? Jaa, sellega on ka lugu hea, et see oli niimoodi, et Viru rallile siis selle E-rühma Opeliga, mina sõitsin, Viru rallil olin kirjas siis mina, Sander Pruuliga ja mingisugune selline nädal 2 enne Viru rallit oli siis Saaremaal rahvasprint ja rahvasprindil saab ju ühe auto 2 inimest sõita, eks ole. Mõlemad sõitsime, tema läks pulti, minu arust oligi 0 testi, üldse Opeliga nagu täitsa nagu 0. Ja kui ma ei eksi, esimene run sain ka kohe, ma ei tea vähe, aga 0 komadega. Ja siis mul hakkas nagu peas nagu, ütleme mõte nagu idanema, tegime selle sprindi ära. Ja siis tegelikult Viru rallile ta läks kirja niimoodi, et tema ise ei teadnud, ma rääkisin Sandriga nagu läbi. Ja tegime nagu sõpradega seal pulli ja sai nagu üllatuse, et kõigepealt tegime nii-öelda mingi screenshoti ja muutsime nimed ära, et Virus ba. Ja lõpuks, kui ta vaatas startlisti, siis oligi nimi juba muudetud, et põhimõtteliselt nädal enne, kui siis Viru ralli nagu rekke hakkas, siis sai teada, et okei, et ta teeb nüüd debüüdi ja nii oli. Hea otsus oli? Jaa, ma väga nõus, et ja Viru läks ka kohe äkki oli teine või juhtis, ma nüüd ei mäleta, aga seal hüppas selle Kehala suure hüppe peal, kogemust ei olnud, läks põhjaga peale ja... Radikas? Ei, Amort, seal lendas Opeliga ikka rohkem kui peaks. Vot nii. Aga veel tagasi minnes ajaloos, siis süüdi on ju teie isa Aivo, kes on küll jäärada kõvasti sõitnud. Saaremaa rallil oli ka stardis 2003, ma loen Volkswagen Golfiga. Ühes artiklis ta muigas, et läks hästi, aga veokatelt sai ära. Jaa, ta oli väga oppi, ta oli viimane seal
10+ minutit kaotus, mingid trahvid, asjad, ajakaardid unustati ära anda, mingi ala esimesel katsel siis enne nii-öelda kiiri, kus need hoiatavad lipud seal plokki. No mingi nõkku selline. Tahtsin jõuda sinna, et mis sinu lapsepõlve mälestus on isast sõitmas? Ei, ma ütleme seda rallit ma mäletan hästi, et ta lihtsalt läks nagu proovis, see oli nagu äge, said lõpuni, mis ütleme esimest korda, kes Saaremaad sõidab, legendid, asjad, null, mitte midagi nad aru ei saanud, said lõpuni. Aga ei, üldiselt, mis ma mäletan, on see, et ikka, kui me olime väiksed poisid, siis ega tegelikult siin samas EOS rallid olid alates mingi 2000 äkki 2 ikka, olime kogu aeg kohal ja loomulikult Robbie ka ja ikka jah, eks loomulikult sealt ta nagu tuli. Aga mis tänastest katsetest veel oodata, et teine läbimine hakkab meil, või see õhtune sessioon hakkab nii-öelda kohe pihta meil 6. katse on Kanepi 1, Mäeküla 1, Kanepi 2, Mäeküla 2 ja siis Elvas soojendame ka 5 miinuste puuluupi, aga mida sina tead nendest katsetest? Ütlen ausalt suurt midagi, tean ainult seda, et see järgmise ringi katsed on lühemad ja jah, ega mina just... Aga kas sa oskad ilma kohta midagi äkki öelda, et mida meil siin tulla võib? Kõike võib tulla. Ma saan ütleme nii, et ma saan aru, et praegu siin hoitakse saladust, sest ma näen, et Gerdil on siin tegelikult ilma info ees, aga okei, hoiame saladust. Jaa, loomulikult, ega lugesin enne samamoodi, et ega Georg ka nagu, ütleme, tegelikult on nii, et ega Robbie ja Georg on sõbrad ja kõik, aga loomulikult siin on mõisa peal. See on suur mäng on siin. Oota, mis rehvid teil on? Meil on Pirellit, temal ei ole. Olete rahul? Jaa, oleme rahul. Aga korra jah, nagu ilmast, kui nagu lihtsalt rääkida, siis on päris keeruline nädalavahetus, sest reaalselt on niimoodi, et tuleb mingi info, juba ütleme seal Robbie ja insener ja pannakse nagu midagi paika, siis on ala tuleb, et okei, vist ikka ei pruugi nii olla, võib-olla on nii ja suht nagu peavalun ikka jah, aga see teeb kindlasti nagu põnevaks kõik. Kuulge, mis me hindame, kas rahvas on ka leidnud tee katsete äärde või? Mina täpselt ei tea, ma küsisin siit, tegin ennem intervjuud Eestikate sõitjatega, kes siis ERC-d ei sõida, see klipp läheb eetrisse nüüd õhtuse saate eel. Ja siis ütleme nii, et Markus Aabram ütles, et siis kui tema tuli, siis oli vist juba rahvas läinud. Et küsisin, kas metsloomi nägi, siis ta ütles ei, et seekord hirves ja kitsesi kellegi eest ära ei pidanud ajama. Nii et ei oska öelda, ise ju, mina pole ühtegi katset näinud veel, metsa vahele ilmselt ise ka ei jõua, aga ma ei tea, eeldame, et ikkagi kedagi on. Ma usun, et eestlane on ikka piisavalt rallirahvas, et kannatab selle vihma ära. No ma tean, et eestlane loeb rallit. Me näeme seda oma numbritest. Klikkidest, jah? Oma klikkidest, jah. Ja, ei küll näed ikkagi loetakse ka rajarist. Jaa, loetakse, jah? No ega jah, ma arvan, kõik scrollivad uudiseid splitte aegu. Et jaa, aga minu meelest ütleme nendest all-live'i piltidest ikka nagu näha oli. Et ma arvan, et on... Aga räägime teistest klassidest ka või? Jaa, absoluutselt. RC3. RC3 ju tegelikult on olnud, võime öelda, vähemalt sama põnev kui siis see suure klassi masinaklass, sest tegelikult on Jürgensoni ja Enoki see switch täpselt samasugune olnud, vahepeal üks peal, vahepeal teine peal. Praegu 5. katse lõpuks Jürgenson 2 sekundiga Enoki peal, Nõgene 13 sekundit taga. 4. katse ennem oli see täpselt vastupidi, Enok 3,1-ga Jürgensoni peal, nii et Enok eile, kui me just seda intervjuud vaatasime, mis ma tegin, siis Enok lubas, et top 3 tõenäoliselt 10 sekundi sees on, top 2 igal juhul on, Nõgene seal natukene kaugemale jäänud, aga igal juhul päris ilus andmine ja muidugi 3 Eesti lippu ees, see oli oodatud. Ma vaatan, et ERC4 on ka päris tummine nagu stardijärjekord, et natukene isegi tummisem kui 3. Ja seal on meil Jaspar Vaher juhtimas päris korralikult. Jaa, selles mõttes, see ilmselt oli ka eeldatav, et Jaspar suudab siin vähemalt juhatama seda hakata, et ta natuke seal intervjuus tagasihoidlik oli, aga tegelikult oli ette arvatav. Kes on teine, on see Mill Johansson, rootslane. Tema ju tegelikult sõitis ka junior WRC etapi Rootsis vist kaasa, kui ma ei eksi.
see aasta ja oli seal päris eesotsas, ma tean, punktidega katsevõite nappis vist vähemalt palju, et suht kiire kutt. Oota, kas tema ei võitnud mitte isegi? Või võitis isegi ära äkki, jah? Ma praegu mõtlen, et kohe, jaa, minu meelest tema võitiski. Ja tüüp on suht noor kutt. No, kõva sõna siis Jasperi jaoks. Juuniori just. Aga Roland, räägi sina, sa tead Jasperi karjäärist natuke rohkem, et mis tema karjääriplaan on, et kuhu edasi siit? Tundub, et see aasta teevad natuke kõike, et ta on siin Eestikat sõitnud, nüüd tulid Soome meistrikate etapilt ja nüüd see aasta teine ERC etapp, et tegelikult auhinnana, mis nad said ju eelmine aasta, et võitsid ära Eesti juuniorid, olid siis osaline toetus, et sõita Euroopakaid kaasa. Aga vanuse tõttu vist kõike sõita veel ei saa. Seal on mingisugune vanuse küsimus, aga tõenäoliselt nad jätkavad sellega, et teevad igal pool natukene midagi, aga ma arvan, et see suund sinna ERC poole hakkab ikkagi ühel hetkel minema. Mis on selles mõttes äge, et palju Eestist seal Oti selja taga ja Roberti ja Georgi selja taga ka ikkagi toimub asju. Ja selles klassis veel hetkel Karl-Markus Sei 4, 3,6 poodiumist maas, nii et loodame, et ERC 4 ka ikkagi 2 Eesti lipu poodiumile siin jõuavad. Kuulge, hakkame vaikselt sellest lõunasest saatest nüüd otsi kokku tõmbama. Lugege kindlasti Delfist, meil on vist juba varsti peaks üleval olema Toomas Järveojaga intervjuu Raanitsa katse äärest. No, õnnetu Toomas, eile rääkisime sellest, et kuidas hirjad hüppavad teele ja täna siis sellised jutud, aga rallisport, sa ei saa valida, mis juhtub. Või saad. Aga ikka juhtub. Sa saad siis valida, kui sa rallile ei lähe. Siis sa saad ilmselt sellest ebaennest hoiduda. See ongi see, mis meid selle juures ju köidab. No, me teame, et nii võib minna. Ja ei, selles mõttes ega ju rallit, me teame, et ralli on kindlasti kohati ebaõiglane sport. Kas siis olude pärast, selle pärast, mis seal katsel juhtuda võib või üldse, ma ei tea, rahakoti suuruse pärast on, et seal selles spordis kindlasti kõik mehed ei ole nagu võrdse pulga peal ja tegelikult eks see tegelikult annabki ägedat mingit vürtsi juurde, ma arvan see täpselt, mis me praegu rääkisime siin esimese saate osa Robertist, et tuleb ja loputab Solbergi, see on täpselt see, et võib-olla igapäevaselt sellist asja vaadates teada, kui nad oleks võrdse pulga peal, võrdse budgetiga tuleks, ei oleks võib-olla üllatav, aga see nagu kui erinevatest kohtadest mehed tulevad ja mis need tulemused lõpuks näitavad, see teebki minu meelest rallis sellise ägeda ja mitte ette aimatava spordiala. Et kui me teaks, et kõik mehed jäävad rajale, me võiks kaardisõitu käia vaatamas. Käiakse ka, sest ka seal juhtub. Absoluutselt. Aga Jaan Martinson ja Eigo Kaljurand tublisti möllavad siin pressikeskuses ja Eigo hoiab meil kenasti blogi püsti ja Jaan siis teeb suuremaid intervjuusid, ütleme nii. Ja, tulemas. Aga tundub, et ässad hakkavad serviceparki varsti tulema, nii et Gerdil ka hakkab kiireks minema, nii et lõpetame saate ära siin kohe. Saada meie tervitused siis Robertile ja niimoodi hoida siis homseni. Absoluutselt. Lõpuni. Ja, hoiti peal. Aitäh, Gert, väga põnev oli kuulda siseinfot ja kõiki neid taustu. Ja aitäh kutsumast. Meie juba kohtume ju õhtuses saates. 20.45. Toivo Asper, kui sa meid kuuled, siis meenutan, et lubasid tulla. Helistan üle ja kohtume õhtul. 6. käik.